Minu nimi on Küllike Põlma ning ma olen täna kogemus- ja imetamisnõustaja. Õige pea lõpetan ka Rahvatervise Akadeemias toitumisnõustaja õppe. Enne seda töötasin 20 aastat riigisektoris erinevatel juriidilistel ametikohtadel. Läbi selle, et ma kogesin 2 enneaegselt sündinud lapse sündi, otsustasin, et mul on kogemust ning ma soovin aidata neid emasid ja isasid, kelle laste elutee pakub samasuguseid väljakutseid nagu minule. Olen ka Sotsiaalministeeriumi juurde loodud rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee liige. Praegusel ajal ei ole imetamisnõustaja õpet ega kutset ära reguleeritud. Seega iseenesest võivad nimetada ennast kõik imetamisnõustajateks ka need, kes läbivad mõnetunnise koolituse. Ehk siis koolituse tase ja baas on erinev. Käesolev õpe ühtlustab imetamisnõustaja baasteadmisi ning on põhjalik ja väga mahukas. Koolitus koosneb 572 tunnist, millest 40 tundi on praktikat. Loenguid peavad oma ala eksperdid. Lisaboonusena on supervisioonid, mis hakkavad toimuma regulaarselt. Ma arvan, et see on maailmas üks põhjalikemaid imetamisnõustaja õppeid üldse. Seega aitäh sulle, Siret, et meie vestlusest sündis midagi nii põhjalikku. Olles imetamisnõustajana praktik, näen, kui paljud pered imetamisnõustajamist vajavad. Näen ka seda, et õigeaegselt nõustamisele pöördudes on võimalik teha väga palju ära selleks, et imetamine sujuks. Küll aga imetamisnõustaja poole võib pöörduda ka siis, kui sul on varasem ebaõnnestunud imetamise kogemus või sa kardad, et imetamine ebaõnnestub. Info usaldusväärsuse hindamiseks või siis mõnel muul lapse toitmist puudutaval teemal. Antud õppe lõpetanud imetamisnõustajad on enesekindlad ning nad valdavad väga põhjalikult lapse tervist toitmist puudutavaid teemasid. Samas nad oskavad imetamisnõustada selliselt, et nad ei oleks hinnanguid andvad. Imetamisnõustaja õppesse ootame kõiki, kes soovivad panustada ema ja lapse imetamise suhtesse. Eelnev nõustaja kogemus ega meditsiiniline taust ei ole oluline. Samas võivad õppesse tulla ka pereõed, perearstid, logopeedid, ämmaemandad, farmatseudid, miks mitte ka lasteaiaõpetajad. Kindlasti võiksid antud õpet läbida ka praegused imetamisnõustajad, sest antud koolitus annab head baasteadmised IBCLC sertifikaadi taotlemiseks. Jah, iseenesest küll. Imetamisnõustaja õppe läbinud võib kohe alustada imetamisnõustamise teenust osutama. Selleks ei pea olema tal varasemat kogemust imetamisnõustajana ega ka meditsiinilist haridust.